Tere, olen Kristjan Kuutok Vau.com fondist ja see fond kõlab halvasti, aga põhimõtteliselt me teeme inimestega koos, partneritega üritame rahalist vabadust koos saavutada. Ja me teen 7. videot 10-osalisest sarjast, mille pealkiri on Mida meie vanemad ja vanavanemad meile ei õpetanud. Ja see on puhtalt selline mitte investeerimissoovitus, aga lihtsalt selline subjektiivne väike mõttearendus sulle, et saada oma asjadega edasi mõelda ja loodetavasti inspireerib sind. Aga nende vanavanemate ja vanematega, miks ma seda niimoodi välja toon, et kuna me oleme sovjeti aja produktid, minu sünniaasta jääb ka sinna 80. lõppu, kui Eesti ei olnud veel vaba, siis meie vanavanemad ja vanemad on ju elanud enamus oma elust plaanimajanduse tingimustes ja investeerimisega mitte tegelenud. Ja sellepärast on seda nagu oluline silmas pidada, et ma tõin siin mõned siuksed laused, mis mul on kuskilt lapsepõlvest kõrvu jäänud. Näiteks esimene lause, raha hoida on turvaline, et nõukogude aja inimesele, näiteks minu vanaemale oli see raha hoidmine selline hea mõte, et sa hoiad seda ikkagi nagu pildiga tões madratsi all, aga tema hoidis mingis plekkkarbis, aga vahet ei ole, et see on nagu turvaline. Aga tänapäeval ma ütleks nii, nagu ka kuurud ütlevad maailmas, et see on kõige ebaturvalisem viis üldse, lihtsalt sellepärast, et raha trükitakse kogu aeg juurde ja mida rohkem teda tuleb, seda vähemaks sinul seda seal karbis jääb, kuigi sa ise seda füüsiliselt nagu ei näe, et keegi seda ära ei viruta, aga otsa ta saab. Ja see on see, mida meie vanavanemad meile ei õpetanud, sest nad ei teadnud, et mängureeglid muutuvad. Teine olen siin kirjutanud, et kujutan vanaema umbes ette ütlemas, et kõik see investeeringud, see on mingi mäng või selline, et see oleks nagu rahaga mängimine, et see ei ole mingi tõsine asi. Et kapitalistlikus ühiskonnas tegelikult on see kõik tõsine asi, sellepärast et firmad vajavad raha, et sa paneks selle raha sinna aktsiatesse, et nad saaks toimida, samamoodi vajab kinnisvara näiteks seda raha, et see rentnik saaks kasutada, keegi peab need kivid ja materjalid, mis sinna tuuakse kinni maksma, et see saaks kasutada, et see on tegelikult väga vajalik, et keegi oma raha sinna alla paneb. Aga kui meie vanavanematel ei olnud aru saama sellest kapitalistlikust toimist, siis näiteks minu vanavanemad ütlesid alati, kui tuli mingi reklaam, et võt, seda me ei osta, sest seda reklaamitakse, et reklaam peab seda, mis on halb, et inimesed üldse seda ostaksid. Ja praegu tundub see muidugi naljakas ja mu vanaema enam nii võib-olla ei arvaks, aga olles nüüd kapitalistlikud nii pikalt elanud siin juba, aga jah, selles mõttes, et me peame aru saama, et need samad dogmad tulevad nagu meisse tegelikult edasi ja me ei ole mitmendat põlve kapitalistlikus ühiskonnas olnud. Kolmas selline ütlus, mida vanad inimesed võib-olla ütlevad, et liiga palju ei ole ka hea, et see on nagu selline raha kohta, et kas seda liiga palju, seda raha ka on vaja, et mina isiklikult arvan, et mida rohkem sa investeerida suudad ja seda endale, et kui sul näiteks 500 000 eurot ja sa oled näiteks 5 aasta vanune, see on ju tore, või kui sa oled 6 aasta vanune, sul on 1 000 000 eurot nagu rootslastel on, kes on terve elu seda investeerinud. Tegelikult rootslased teenivad meist rohkem, aga samamoodi neil on ka, ma tean rootslased, kes on täiesti tavalisi inimesi, neil on mitmeid miljoneid eurosid, et eestlasel tänase elatustaseme juures meie põlvkonnas tegelikult saada ka seal näiteks 1 000 000 kokku, see on täiesti normaalne, et ma ei ütleks selle kohta, et see on nagu liiga palju, et ma ei teeks sellist piiri seal endale. Siis siin selline lause, et mida minu arust vanemad inimesed ütlevad, et laen on saatanast, et kõik, mis sa laenad, on nagu elad võlgu ja nii. Ja laias laastus ma olen nõus, aga kui ma mõtlen seda, et kui sul näiteks, ma ei tea, oletame, et sa oled selline väike magnaat, et sul on 3 korterit ja sa 4. ja 5. saad kuidagi odava hinnaga, näiteks on mingi langus ja sa laenad selle jaoks. Tegelikult on ju väga hea laenata, kui sul on reserve, et need ära maksta ja sa laenad selle jaoks, et teenida veel rohkem tulu, et see laenamine ei pruugi olla ainult halb tänases keskkonnas sellepärast, et lihtsalt seda raha trükitakse kogu juurde ja pärast sa pead vähem tagasi maksma. Mul praegu meenus üks lugu, kuidas minu isa arendas ka nagu oma tarbeks põhimõtteliselt kinnisvara ehitas ja siis ta oli selle ehitusega natuke nagu tegelemas seal ja see on keeruline seda valmis saada, aga naaber siis võttis laenu ja aasta oli seal 90 algus ja inflatsioon oli nii kiire, et mu isa vaatas, et täitsa rumal mees võtab laenu ja ehitas selle valmis ühe aasta jooksul ja siis maksis selle laenu ennem ära, kui ta juba valmis sai, sellepärast et see laen lihtsalt iga järgmise kuuga 30% raha devalveerus, nii et aasta ajaga juba põhimõtteliselt oleks talle makstud peale, et ta selle laenu üldse võttis. Et midagi taolist võib meil varsti ka ees olla, võib-olla mitte nii
suures mahus esialgu, aga igal juhul seda raha tuleb kogu juurde ja see raha väärtus väheneb. Et igal juhul, kui sul on mõistlikke tagatisi ja sul on hea tootlus, millest sa oled täiesti kindel, siis see laen ei ole võib-olla täiesti saatanast, et see oleneb asjaoludest, aga tarbimiseks on laen põhimõtteliselt küll saatanast. Ja siis vanemad inimestel ütlevad, et vot see väljamaa, et see on mingi ohtlik asi, et kuskil seal ostad mingi USA aktsiaid, et noh, aga kui sa käid seal USA-s kohal, näed, et need firmad on olemas, siis tänapäeva asi nagu muutunud, et see ei ole nagu väljamaa, sest et mul siin praegu on arvuti, mille peal on Apple'i õun ja mingisugune, sul on lahti võib-olla Facebook, Google, et kõik need firmad on meie ümber ja nad on ju meie igapäevaelu osa, et see ei ole mingisugune väljamaa. Et kui sa investeerid nendesse firmadesse näiteks läbi SP500, siis ma arvan, et see on väga hea asi, mitte selline, ei tasu siin tõmmata mingi piiri, et ajame ainult Eesti asja, et see kapitalism saab ikkagi sealt USA-st ju alguse laias laastus. Siis selline, vanematel inimestel on selline võib-olla dogma, et see aktsiad on mingi spekulatsioon ja mäng, et aktsiad tegelikult on lihtsalt osa firmast ja see ei ole mingi spekulatsioon, kui sa seda teed pikaajaliselt ja läbimõeldud ja konservatiivselt, et sa ei otsi neid kiirelt mingi tõusukohti, et noh, üks asi on osta täna Norwegian Airi aktsiaid ja loota, et see 500 kordistub sinna tagasi, kus ta oli, mida ilmselt ei juhtu. Võib-olla ta 2 kordistub küll mingi ajaga, aga võib-olla ta läheb pankrotti ja sa ei saa ühtegi senti seal. Aga teine asi on osta SP500 suurte firmade aktsiaid või valida endale kas või sealt mingisugune korv, mis sulle meeldib, osta mingisugused Facebookid ja Coca-Colad ja selles mõttes, kui sa neid firma teenuseid ise kasutad ja sa näed ette, et 10 aasta perspektiivis neid kasutatakse 20, siis see aktsia hind ka vastavalt korrigeerub kogu aeg inflatsioonile ja kasumi suurenemisele ja turuosa suurenemisele. Siis veel selline dogma võib-olla, et kõik väärtuslik on käega katsutav, et neid aktsiaid sa ei saa katsuda käega, aga tegelikult on nad väga väärtuslikud asjad, et ei pea sa ainult kullakamakas olema või mingisugune paberraha, mida sa saad katsuda. Siis selline, minu lapsepõlvest jääb meelde, et inimesed nagu minu vanavanemate vanusel, nad ütlevad, et raha teenitakse ikkagi nagu tööl, et kõik see muu on nagu mingisugune õlptulu, et see on nagu mingisugune, selle vaadatakse nagu viltu võib-olla, sest nõukogude ajal põhimõtteliselt oli see ju spekulatsioon ja sa olid spekulant ja sind pandi kinnimajja, isoleeriti ühiskonnast, kui sa teenisid raha mujal kui tööl, et see oligi mõte, et kõik inimesed on orjastatud oma töökohta ja nad seal käivad ja see ongi nende mõte, et eksisteerida ja tulla homme tagasi. Ja nüüd, kui sa oled investor, sa seda ei tee, siis su tööandja võib-olla on 10 aasta pärast natukene kurb, et sind enam ei ole sellel tööpostil, aga sinu isiklikus plaanis on see ju väga hea, kui sa teenid raha ka mujal kui tööl, ehk siis sa jooksvalt kogu aeg investeerid ja tekitad endale sellise rahalise vabaduse portfeli. Ja viimane punkt mul siin, see dubleerib natuke eelmist, et küll nad selle raha kuskilt kokku varastasid, et jällegi selline, et kui keegi sõidab sulle kalli autoga kõrvale, et see esimene mõte on vanematel inimestel, et noh, mingisugused vargad on selle kuskilt kokku endale ajanud, et kapitalistlikus ühiskonnas see võib ju olla täiesti aus tegevus ja 90% pluss juhtudel ta ongi täiesti aus, et ära lase selle nõukogude vanal mõttemustril endasse nagu sisse jääda ja näe seda investeerimist positiivsena. Ja lõpetuseks ütlen veel, et vajuta like'i, kui sa raatsid, ja kui sind huvitab kinnisvaras selline investeerimismõte, väike reklaamnurk siia, kus sa tahaksid koonduda kokku teiste investoritega, et iga kuu natuke saaval investeerida, siis vaata vau.com, et võib-olla meie oleme sinu jaoks kasulikud ja kohtume järgmises videos.